Teised tööriistad, mis brändil on strateegilised ja täiesti igal tööriistal on oma eesmärk, oma nii-öelda koht, kus seda tuleb kasutada ja näiteks brändiskeem on täpselt see koht, et kui bränd, nii-öelda ettevõte, kellel on nagu tugev jõuline bränd, ta hakkab nagu laienema või ta tahab teha mingit liigutust, mis ei sobi tema brändi alla, siis näiteks Viru Valge tõi turule Viru Valge kuuleri, sellepärast, et ta ei tahtnud Viru Valge hinda alla lasta, aga samas tahtis nagu rääkida palju laiemate sihtgruppidega, sellepärast, et Viru Valge sihtgrupp, Viru Valge väga tugev kange alkoholi bränd, siis ütleme, see sihtgrupp, kes tal oli väga kindel ja tugev sihtgrupp, ma pakun mingit umbes 40-60 meesterahvad, 40-70 näiteks isegi meesterahvad, kes võib-olla siis juubelilauale või siis kusagile mingi pidupäevaks ostavad, nagu kui nad tahavad osta väga korraliku nagu pudel ja väga korraliku märjukes, siis Viru Valge on alati see. Aga nüüd, kui sa selle sama Viru Valge alt tuled välja mingisugused täiesti nagu teistsuguse roosa joogiga, nagu siin vasakul näha on, siis sa ju nende 60-aastaste jaoks rikud selle brändi ära. Sa ju nagu devalveerid seda brändi. Selle jaoks, et nüüd mitte devalveerida, tuleb tuua siis nagu tütarbränd. Ja see ongi brändiskeem, ehk siis uued eristuvad tooted või tootesarjad, mismoodi need tuuakse turule. Kas nii-öelda peabränd on siis nagu katusbränd, nagu Umbrella, eks ole, öeldakse inglise keeles Umbrella bränd, ehk siis vihmavari bränd, või on ta nagu sõsar, näiteks Viru Valge oleks võinud tuua ka kuuleri täiesti teise nime all või oleks võinud olla kuuleri bränd. Aga nad tõid Viru Valge kuuler, sellepärast, et ka noored on kuulnud nooremaad, ehk noorte all ma ei mõtle siin mingisugused 15-aastaseid, vaid siin on ikka nagu legaalses eas olevad noored inimesed, kes tarbivad väga palju igasuguseid väljamaiseid jooke, ei tea mida, aga Eesti enda brändi võib-olla ei tarbi, aga üks põhjus oligi selles, et aga ei olnud Eesti enda vanal viinabrändil ei olnudki seda väljundit nendele noorematele inimestele, kes ka võib-olla vahel tahaksid nagu võtta, aga siiski mitte nagu haljast, aga tahaksidki just nimelt segatud jooke võtta. Ja sellepärast nad oleks võinud Viru Valge tuua ja hoopis nagu kuuleri eraldi brändina, aga nad ei toonud. Nii et siis see on nüüd brändiskeem, mismoodi uued ja sõsarbrändid ja alambrändid, mismoodi nad kõik nagu, kuidas tuuakse uued tooteseeriad turule. See on brändiskeem ja see on väga oluline ja ta lähtub strateegiast. Teenuse disain tundub täiesti suvaline asi, aga kui me nüüd hakkame näiteks vaatama seda, et mismoodi üldse teenustest räägitakse, mida tähendab üldse teenus, siis ütleme reklaamiagentuuri puhul me võimegi käsitleda seda, et näiteks reklaamiagentuuri puhul on produktsioon. Ja produktsioon ongi nüüd eraldi mingisugune tooteharu ja vahel teda kasutatakse agentuuri enda töödes, aga samas ta on võib-olla ka eraldi firma. Teine variant on nüüd seda, et on hoopis olemas teenus, mis on täispakett teenus, ettevõtte turunduspakett terveks aastaks, eks ole, ja seal on sees ka produktsioon. Ja see on nüüd teenuse disain, mis tähendab seda, et on natukene nagu brändiskeem, aga ta on nagu teenuse koha pealt, ehk siis kuidas pannakse teenus kokku, mismoodi on tarbida ühte reklaamiagentuuri brändi ja see on nagu jällegi väga oluline koht, ehk siis teenuse disain ei ole midagi sellist, mida ma saaksin 5 minutiga ära rääkida, aga teenuse disain on üks nendest komponentidest, millest tuleb rääkida siis, kui me tegeleme teenustega ja kui meil on hästi nagu keeruline mõtelda, et aga mille alt me seda teenust peaksime pakkuma, siis tulebki teenuse disain, seda tuleb käsitleda tervikuna, seda tuleb vaadata üldisena, arvestades kõiki asju, mis brändi juurde kuuluvad, kõiki teisi tööriistu ja siis tuleb nagu valida sobivad lahendused, sobivad variandid. Järgmine asi on brändituum. Küll see on ka üks jälle keeruline asi ja loomulikult Eestis on nagu väiksed ettevõtted ja sageli on väikestel ettevõtetel jube keeruline, kuna igapäevased ja igakuised kulud, tulud ja see firma nagu käimises hoidmine ja see, et see kõik nagu töötakse ja nagu nõuab piisavalt palju nagu ressurssi selle jaoks, et ei ole aega tegeleda mingi turundusega nagu, kui ma olen läinud oma klientide juurde ja küsin, et aga mis teie brändituum on, et mis brändituum, et aga rääkige, miks te seda üldse teete, mida te teete või mis see nagu ürgne või sisemine nagu impulss on, miks te oma täpselt seda teete, mida te teete, siis sealt tuleb tavaliselt õlakehitus, hakkas mõtlema ja ma ei tea, võib-olla see on see, et tegelikult see on midagi, mis peab olema paika pandud.
ja näiteks ütleme, et kui lihtpagaritooteid tootev tehas, ettevõte, näiteks lihtpagaritoode on siis leipsai, kui tema eesmärk on siis tuua turule, eks ole, nagu raputada eestimaist lihtpagaritoodete turgu siis uudsete toodetega, siis järelikult on, ütleme, see kõik, kogu järgnev kommunikatsioon tuleneb sellest algsest vajadusest. Kui lihtpagaritooteid tootva ettevõtte brändi tuum on emalikkus, hoidmine, siuke laua katmine, siuke nagu mingi siuke hoolitsus, siis see on hoopis teine. Ühel puhul tuleks tuua ikka väga ägedaid tooteid, teisel puhul me räägime ikkagi konservatiivsetest ja selgetest kindlatest toodetest, võib-olla see näide polnud kõige parem, sellepärast et lihtpagaritoodete turg ongi väga konservatiivne, aga ka siin on väga palju uuendusi. Et nüüd, et põhimõtteliselt kui jõuab kätte see vaidluse aeg, aga millise pakendi me peaksime sellele uuele leivale panema, mis me sinna pakendi peale joonistame, siis nüüd kokkuvõttes jõutakse selle brändi tuumani, aga miks me üldse teeme seda, mida me teeme ja sellepärast on väga oluline brändi tuum paika panna.